Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gusta... Hello my friend. Gửi lời đến gia đình bạn. Chúc gia đình bạn sức khỏe. Esimene tööpäev. Sõidame tööle. No siin me peakski nüüd olema. Ritsilt kuum on, ma arvan siin lageda peal on lihtsalt mingi 31 kraadi jälle. Villem ja Karl ja traktorid, millega me hakkame sõitma. Sa oled nüüd vlogis, Karl. Very interesting. Ma arvan, ta võib natuke kaugemale minna, muidu ta filmid meie väga lõuga nagu. Väga lahedalt ei tahaks küll oma aknast näona näidata. Ma panen sisse selle. Ei, seda sa küll ei pane. Nii, meil oli täna viimane tööpäev Queenslandis, kuhu me jõudsime siis 3,5 nädalat tagasi. Ja aus oleks teile lõpuks näidata, kus meie töötame. Ja näidates seda, millega me siin 6 päeva nädalas tegeleme. Isegi rohkem. Me tulime siia 27 või 8 september alustasime. Täna on 22. oktoober ja selle aja jooksul on meil olnud 2 vaba päeva. Väga kiiret, need päevad näevad välja sellised, et me ärkame iga hommiku kell 4.20. Mina ärkan kell 4, Ja. sest mina tahan rohkem aega hommikul. 50 kilomeetrit on tööle, Ja. 35 kuni 40 minutit. 6 algab tööpäev, kell 9 on esimene smoko. Smoko on siis 15 minutit pausi. Peale seda töötame edasi 3 tundi, on lõuna 30 minutit ja tööpäev saab läbi 15.30. Siis sõidame koju, käime pesemas, teeme süüa. Söögi tegemine käib. Anet kutsus vlogi tegema. See on omadega juba minu ajast vaata seda. Ta on nagu mingi paisunud ja lennanud. Ja sisuliselt suhtleme perega ja ongi päev läbi. Lähme magama. Mina ja Robert kell 8 õhtul näiteks või ka 6:30. Mina nii vara ei lähe magama. Mina lähen 9, pool 10, 10, peale 10. Olenevalt tundest. Jah, lähme nüüd töö enda juurde. Lähme töö enda juurde. Alustame sellest, et me kandideerisime 3 traktoristi töökohale. Villem meil usin tööle kandideerija tegi siis Facebooki postituse ja selle peale võttis siis ettevõtte omanik ühendust, et tal oleks pakkuda 3 traktoristi töökohta. Ja meie võtsime, no mis saaks olla imelisem, kui kõik 3 töötada traktorite peal, sest meie Sydney sõbrad olid öelnud, et ega masinatööst kergemat tööd maailmas ei ole olemas ja kui te saate traktorite peale, siis te olete jalad kullas ja näpud teil mullas kindlasti ei ole, sest näpud on ju rooli peal ja nii ei läinud. No kohe ei läinud. Kohe ei läinud. Ütleme niimoodi, et esimesed 2-3 päeva, mina olin ju kohe tegelikult traktori peal. Sa said forka peal teha. Mina olin forka peal algus. Siis me otsustasime, et me roteerume Robertiga. Roteerumine tähendas siis seda, et üks oli traktori peal ja teine oli minuga põllul. Minu tööülesandeks oli siis see, et traktor sõitis ees, mina kõndsin traktori taga ja viskasin siis aukudesse taimi. Traktor siis puuris need augud valmis ja mina siis käisin taga ja viskasin taimi. Ja minu järgi oli siis 3 asiaatide punt. Ja asiaadid siis istutasid need taimed maha. Need taimed on väga pisikesed ja neid ei saa niimoodi istutada, et sa hoiad lihtsalt kinni ja jalgadega ajad mulla peale, vaid neid tuleb siis istutada kätega, nii et sa iga taime juures kummardad. Mõtlesin, et räägin nendest taimedest, mis me istutame. Nende taimede viljad on sellised, millest saab õli ja seda õli siis kasutatakse biokütuse tegemiseks. Ühe taime väärtus on kuskil $15 ja meil on 105 000 taime, et päris suur hulk. Traktorisse läheb siis 2000 liitrit vett ja kemikaale ka. Oranžis kanistris on mingisugune hape, seda läheb 5 liitrit. Siit mahutis siis läheb 2,5 liitrit sellist pruuni siirupi moodi asja, see pidi suhkur olema. Ja siis läheb 0,5 liitrit sellist musta tõkatit ka. Kui kirjad ei valeta, siis ta mingi conditioner on mullale, aga ei tea täpselt.
nii et see on väga raske töö. no jah, ta oli raske, aga minu jaoks see töö oli tehtav. Anetil ja Robertil on natuke teistsugune arusaam, aga see ei ole isegi oluline. Oluline on see, et see töö oli raske. Raskeks tegi selle töö pigem see, et meil on siin kogu aeg väga palav, 36 kraadi. Sa oled nagu kõrbes, on ju, sul on tolm igal pool. Kui sa kõnnid, mida me kõik siis tegime tollel hetkel, siis sa kõnnid päevas 26 kilomeetrit ja teed 40 000 sammu. Ja kujuta nüüd ette, et sa ei tee seda 1 päeva, vaid sa teed seda 6 päeva jutti. No meie tegelikult tegime seda konkreetset tööd ainult 2 päeva. No sina ja Robert tegite, Villem. Mina tegin seda üle nädala, 1,5 nädalat tegin mina seda kõndimise tööd. No jah, see põld oli ette valmistamata meie tulekuks. Nad küll plaanisid teha niimoodi, et oleks valmis, kui me jõuame, kohe saavad kõik traktorid peale minna. Me alustasime ainult 1 traktoriga, lõpuks tegime siis 3 traktorit roteerusid ja lihtsalt see võttis aega, see asja käima tõmbamine. Saime kõikidest nendest raskustest üle lõpuks. Kogemuse mõttes see oli äge, kogemuse mõttes, et see väga palju vaimselt ikkagi kasvatas. Kõik see asiaatidega koos töötamine, mina olen nendega ju väga lähedalt saanud koos töötada, mul on tekkinud oma sõbrad, oma fännid, kes mind väga hoiavad, nad on nii ägedad, sellest me võime kunagi pikemalt rääkida, sest koostöö meil nendega jätkub, et meil on lugusid nii mõndagi, mida teile jagada. Minu sõber, sealt asiaadist sõber ja andis mulle suhkruroo, mille ta siit põllu pealt korjas. Aga väga äge, sest et reaalselt siin sees see vedelik, see ongi nagu oleks keedetud suhkur põhimõtteliselt, mida emme annab mesilastele. Nii et üli huvitav proovimine. Nii et ma olen väga tänulik oma Aasiast sõbrale. Esimene nädal me kõik suht plantisime ise ja siis alates teisest nädalast oli mina juba nüüd lõpuni traktori peal, Robert lõpuni traktori peal ja Anet vahepeal sai autojuhi tööd teha ja... Tegelikult sain autojuhi tööd päris pikalt teha, et meil vahepeal supervisor korraks vahetus ja siis tuli üks teine ja tema pani mind kohe siis see uue Toyota Hiluxiga sõitma, kus on konditsioneer ja automaatkäigukast. Ja et ma olin väga happy selle töö üle ja seda tegelikult ma sain teha kuskil 1,5 nädalat ja peale seda hakati mind siis välja koolitama Forka juhiks. Me ise oleme mõelnud ja oma kalkulatsioone teinud, et kogu selle saidi ettevalmistus, ka kõik see raha, mis siis on makstud nii-öelda meie ettevõttele, kus meie töötame, et me neid taimi istutaksime, et see kõik kogu maksumus võib olla 10 miljonit või rohkem. Teatav loogika sellel plantimisel oli olemas, oli ka eraldi plantimisplaan, sest et need taimed tulid kõik erinevatel aegadel. Vahepeal pidimegi ühest otsast teise sõitma, see sait oli umbes, ma arvan, 5-6 kilomeetrit. 15 minutit sõidab ühest otsast teise. Ja traktoriga veel kauem ja kuna neid taimi igal ajal ei olnud, siis pidime risti-resti seda tegema. Ja siis oli vaja autojuhti. Ja meil oli tegelikult ka üks nii-öelda vabatahtlik tööpäev. Vabatahtlik tööpäev! Siis me kõik plantisime, sest et nii vähe inimesi tuli kohale, et üks traktor töötas ja see päev oli ka tegelikult väga tore, mina nautisin seda täiega. Ja nüüd homsest me siis hakkame sõitma, sõidame Victoriasse tagasi sinna, kus me tulime, 30 tundi on ees ja lähme sinna, hakkame, ühesõnaga, sellest räägime järgmine kord, mis me hakkame seal tegema ja kuidas me seal läheb, kus me elame. Ega me ei teagi täpselt, me teame, kuhu me enam-vähem elama lähme, pilte ei ole näinud sellest, me ei tea täpselt, kuidas see välja näeb. Väga palju teadmatust on järgmise paari päeva jooksul ees ootamas neid. Aga mind see näiteks üldse ei häiri. Ei, mind ka ei häiri, see on nii lahe. Täiesti suva. Kui sellel objektil oli 100 000 taime, siis järgmisel pidi olema 200 000 ja taimed pidid olema lihtsamad apelsiini taimed. Ciao!